Muretsemiseks pole põhjust. Positiivne peab olema. Igal pool maailmas on kaasaegsed vee- ja prügipuhastusjaamad. Millestki muust ei räägitagi, kuidas merd kogu aeg kaitstakse. Mis siin enam vinguda? Suurem osa maal toodetavast saastest leiab lõppude lõpuks tee merre. Visatakse otse, siseneb poolava vee või atmosfääri kaudu. Pole ime, et saast kahjustab tervet mere söögiahelat, inimeseni välja. Mered katavad 70% planeedi maa pinnast, aga ainult 7% sellest on kaitse all. Kaitse seisneb tihti ainult nimes. Paljud valitsused jätkavad kalalaevastikele toetuste maksmist, et ülepüük meredes saaks jätkuda. Kaubalaevad pakuvad tööd ja otseselt merd ei mõjuta. Liuglevad kenasti mere pinnal. Meri on nii sügav, et isegi valgus ei jõua selle põhja. See-eest on inimesele seal pimeduses palju kasulikku. Ega neid õlivarusid seal kellelegi teisele vaja ole. Pumpame parem sealt ja siis ei pea minema kellegi tagahoovi puurima või sõdu pidama. Mered on suured maanteed, millel on tihe liiklus. Õlireostus, laevade karidele sõitmine, ankrutega tehtud kahjustused ja prügi nagu ballastivee ja õlijäätmete ladestamine seavad elu meres ohtu. Nafta, gaasi ja mineraalvarud asuvad sügaval allpool merepõhja, kuid nende geoloogiline otsing ja puurimine kujutavad endast suurt ohtu tundlikule mereelule. Mina olen Kaia ja räägin teile selle ajastu kõige dramaatilisema loo. Tähelepanu, tegemist on teadusega. Enne vastuväitmist lugege tähelepanelikult kvaliteetset uurimistööd. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu pädevate teadlaste või asjatundjatega. Kas te lõpetasite ka nüüd ära? Palun minge ära, ma tahaksin lennu peale minna. Palun minge ära. Kas te olete valmis?